Ja veel on üks Akadeemilise Ühistegevuse Seltsi tänukiri Mati Tammele ühistegevuse aktiivse propageerimise eest ja seoses selle ühistegevuse 110. aastapäeval. Selles on vaeva neid, nii kui te kuulsite, ühistegevuse tegevusi juba Vene ajal, kolhoose asutas ja neid likvideeris, ATK-sid tegi. Ja ka samal ajal korteriühistu esimees ka takkoots olnud, igal pool olnud väga konstruktiivne kriitika ka Akadeemilise Ühistegevuse Seltsi liige. Nii et ja selle me anname Mati Toomsalule, kes on samamoodi olnud nagu Lindagi just 20 aastat seal eesotsas juba Leies. Ja nüüd veel üks teade, et Leie hoiulaenu ühistu Mati Toomsaluga eesistumisel korraldab suure ühistegevusalase kõne koosoleku järgmisel reedel kell 2 päeva. Nii et ta kutsub kokku kõik Kolga-Jaani rahvumajas. Ei ole Võrtsjärv, see on Põltsamaa ja selle Võrtsjärve vahepeal sealt 20 kilomeetrit Võrtsjärve. Ja kell 2 oli minu mäletamise järgi. Nii et ma kuulsin, et Linda teed ka midagi või? Kas täna või mitte täna, aga kuskil, et tähendab hoiulaenu ühistutel on aastapäev, tegelikult see on 20. Küllaltki 100 lähedal on, kui ma lähemalt uurin, võib-olla ma saan veel kaugemale kui Tartu hoiulaenu ühistu Saari uurin järgi jääma. Igatahes 99 aastat tagasi selle arveraamatu pidamise järgi jätti Kambja hoiulaenu ühistule välja esimene laev ja see oli 200 Vene rubla. See oli küllaltki suur raha siis tol korral. Ja seal 1933. aasta Postimehe on öeldud ajalehes, et Kambja hoiulaenu ühistul oli väga tegus. 1932. aasta sai 10 000 Eesti krooni kasumit ja liikmeid oli 134. Aga tol korral oligi niimoodi, kui ma juba ajalugu uurisin, et 33-32, siis läks natukene edasi, siis hakkasid hoiulaenu ühistud nagu oma osakuid välja maksma ja tulid hoopis teised ajad ja teised tuuled. Nii et jätkuvalt siiski ka Kambja küllaltki vana, ei ole midagi teine vana. Aitäh! Ja üks väikene märkus veel siin. Ilmar Rekk räägib väga, kuidas pessimistlikes värvides ja togunides, siis ma tuletaks ikka meelde seda vana Eesti aega, kui Päts tuli võimule, mis oli 32. Ja pärast seda kehtestati üks niisugune asi, mida kõik räägivad, et hirmus antidemokraatlik asi oli see vaikiv ajastu, kus tal Laidoner oli selja taga ja külje all ja sõjavägi tähendab. Et siin on selline küsimus, kas ajalugu äkki kordub? Et kui praegu on arstid tegelikult Eesti asja eest väljas palju rohkem kui isiklikku kasudest, siis tegelikult kas ühel hetkel avanevad ka sõjaväelaste silmid. Kas tuleb Eestisse, ma ei tea, paljudes riikides on see läbi tehtud, sõjaväeline riigipööre, mis suunaks võib-olla Eesti tegelikult demokraatia teele sellest partokraatia teelt. Ma ei tea. Kui te jälgite, siis
kaitsekollektsioonidel on juba need raudalad ette ei, küsimus on selles, et vaadake, kuidas Päts tegutses edasi. Ma olen seda asja täitsa põhjalikult uurinud, kuna Pätsi peame üks väga võimsaks ühistegelaseks üldse Eestis. Päts ju tegelikult lõi ühistegevuse jaoks seaduste jõuga raamid. Ja ta ütles rahvas, teie täidate raamid, aga omavahel ei kisu. Nii toimusid need, mis ta oli Eesti piimanduse mis see eksport, piimaeksport, jah, keskühistu, lihaeksport, munaeksport, siis tuli teravilja ekspordi seadused eraldi tuli piirituse asjad veel. Ja kogu see majandussüsteem viidi üle pooljõuga, ma ütlen pooljõuga ühistulistele alustele. Ja pärast seda, mis järgnes, see oli meeletu majandustõus kuni 40. aastal. Terve kogu Eestimaa ehitas, kõik talud arenesid, ühistud läksid robinal edasi, või eksportid ja liha kõik toimis ja edasi. Naised olid ka, loomulik seisund oli rasedad. Ja seda järeltulevat põlvkonda jätkus laulva revolutsioonilisimi, mis toona tegelikult alus pandi 39. aastal. Kui praegu meil käib totaalne pagemine kodumaad, siis on asi ausalt töös SOS. See on asi mulle iga päev see välja paistab. Üks arst päevas läheb praegu minema. Meie küla on noortest tühjaks jooksnud. Vanad viiakse surma jälle, jah. Oma ka varsti, jah, nägime. Minu näest läks jutt kohati või veel pessimistlikum. Aga kui rohkem sõnavõtusoove ei ole, siis olemegi tänase ametliku osaga lõpule jõudnud. Sina pole midagi öelnud meile. Mina ju kogu aeg siin ütlen. Ma tahakski võib-olla optimistlikuma noodiga rohkem lõpetada, et võib-olla ei olegi see tähtis, et ma nüüd jälle siin tsiteerin Jaan Tähetsart, kes ütles, et meie peaminister ja rahandusminister ja põllumajandusminister võiksid rääkida seda, mida täna tegi siin Andor Roos, et võib-olla ei olegi kõige olulisem, et nemad seda teevad, vaid et teeme seda meie, sest ega ühistegevust ei tulda ju kuskilt ülalt ära tegema. Ja täna oli mul väga hea meel midagi näha, kuidas veksendamine oli siin täies hoos, nii et ka ajakava suutis täiendava nihke endale sisse võtta, aga usun, et see oli seda väärt. Ega lõpetuseks ei jäägi midagi muud nende täna heade kõlanud mõtete juurde soovida kui seda, et meil oleks jõudu ja meelekindlust sel teel jätkata ja ehitada edasi ühistegelikku Eestit. Ja täiesti lõpetuseks jääb kõlama Tartu Hoiu-Lähenivistu hümn, pärast mida läheb siin samas edasi töötuba. Mina omalt poolt tänan ja head ühistute aastat kõigile! Võtame videos. Nii. Ma olen siin kuskil. Nii. Keera ära, keera ennast teisest suunast. Nii, 1, 2 ja...
õkva avaldamisele Vorselio sõnumit. Täpselt.